Väga hea. Nii. Võib-olla siis 2 sõna endast, et mina olen Gert Uivad ja Riigikantselei sümboolikanõunik, üllatuslikult juba 20 aastat Riigikantseleis sellel ametikohal olnud. Ja selle aja jooksul on siis tõesti seda alates 2005. aastast kehtima hakanud Eesti lipu seadust tõesti ühte ja teisipidi pidanud juhendama ja nii-öelda lahti võtma ja praktikas ellu viima. Nii et selles mõttes hea meelega räägin teile nendest nii-öelda parimatest praktikatest ja võimalikest kitsaskohtadest siis ka. Aga võib-olla siis alustame. See ei liigu edasi. Nüüd liikus. Et Eesti lipust ma pikalt teile isegi rääkida ei taha. Loomulikult, mis siin slaidi peal on näha, selline talvine Eestimaa, siis teisipidi on see sama talvine Eestimaa meie Eesti lipul, vaatab meile vastu ja seega võib öelda, et Eesti lipp on täiesti üks-ühele Eestimaa ja ta tegelikult on kahtlemata nii kõikidele eestlastele väga kallis kui ka tegelikult Eesti riigisümbolina väga oluline sümbol, millele siis tõesti tähelepanu pöörata ja sellist korrektset kasutust silmas pidada. Osutan lihtsalt sellele, et kui me sinimustvalge rahvuslipp, eks ole, mis siis, ütleme siis võib lihtsustatult öelda, et tekkis 1884, siis alates 1918. aastast eksisteerib meil ka sinimustvalge riigilipp. Ja need rahvuslipp ja riigilipp, nad nii-öelda värvide mõttes sinimustvalge olid küll sarnased või ütleme jah, just sarnased, aga need sinise värvitoonid kunagi ei klappinud, siis alates 2005. aastast, kui siis Riigikogu ühendas meie rahvuslipu ja riigilipu üheks Eesti lipuks, siis alates sellest ajast on rahvus- ja riigilipu värvitoonid paika pandud Riigikogu poolt. Ehk siis, et tollest ajast saadik meil mingisugust erisust enam ei ole, need on identsed lipud. Ja see selles mõttes muudab ühest küljest lipu kasutamise muidugi lihtsamaks, aga teise külje pealt muudab ka natukene võib-olla selliseks omapärasemaks. Aga sellest ma siis hiljemalt juba täpsemalt räägin. Aga mis ma võib-olla selle Eesti lipu üldise tähenduse kohta ütlen ja välja nüüd tahan joonida. Et ühest küljest Eesti lipp on kõige olulisem meie tunde tekitaja. Ehk siis, et see on see just nüüd rahvuslipu mõõde, et kui meil on vaja ühist identiteeti ja meil on vaja mingisugust niisugust välimärki, mille külge seda nii-öelda kasvatada, siis Eesti lipp on kõige mõjusam nendest. Ja teine nii-öelda aspekt Eesti lipust on kindlasti selle avaliku võimu teostamise märk. Et need on 2 momenti, mida me peame alati silmas pidama, kui me Eesti lippu kasutame, ehk siis sellega me loome seda meie tunnet ja teisest küljest sellega me markeerime avaliku võimu teostamist ja avaliku võimu kehtivust. Nii, aga liigume siit kohe hoogsalt edasi. Ja vabandust, jätsin alustuseks ütlemata, et kui teil on küsimusi, siis ajage kohe käsi püsti ja küsige kohe, sest et muidu juhtub nõnda, et mina muudkui räägin ja kogu oma ettekande räägin ära ja teie oma nii-öelda küsimustele vastuseid ei saagi, sellepärast et juba lõpuks meelest ära minna, mis tahtsite küsida. Nii et julgelt küsige, ma hea meelega vastan ja nii-öelda lähen sellest esitlusest pisut kõrvale, sest et ma tegelikult esitluses keskendusin just ennekõike omavalitsuse hisatavatele lippudele, aga see ei tähenda seda, et eraisikute või minu pärast ettevõtete või seltsingute lipud oleks vähem tähtsad. Ma lihtsalt fookuse panin ise sinna, nii et kui tahate küsida kõrvalt mingisugustel teemadel, andke vabalt käega märku ja küsige kohe. Nii, aga ühesõnaga, mis ma siis tahan teile siin täna ette kanda? Esiteks loomulikult Eesti lipu õiguslikust ruumist või kasutamise korrast ja kasutamise põhimõtetest, siis loomulikult kohaliku omavalitsuse rollist lipu kasutamisel ja loomulikult siis praktilised küsimused lipu heiskamisega seoses, et päris nii-öelda ABC-d ma mõtlesin, ma ei hakka teile siin loengut pidama, et selle info leiab hõlpsasti ilusti Riigikantselei veebilehelt üles
ja meil on tegelikult terve hulka füüsilisi trükiseid lipuaabitsaid, et kui keegi neid soovib, siis võib alati Riigikantseleile saata kirja, et me saadame teile siis lipuaabitsad, et seal on selline ABC tarkus kõik kirjas, et sellist jaotusmaterjali meil on ka, nii et hea meelega jagame neid asju. Ja lõpuks siis üritan kui aega on, siis natukene vaadata sellesse kogukonna elu kaasamisse, selle lipu kasutamist rohkem tuua, et mõningaid mõtteid on, aga see kõik on niisugune mõttetasandil. Aga hakkame siis pihta. Et kui nüüd räägime kasutamise korrast, siis loomulikult Eesti lipu kasutamist reguleerib peamiselt Eesti lipu seadus. 2005. aastal Riigikogu poolt vastu võetud ja 2006. aasta 1. jaanuaril kehtima hakanud seadus. Aga mitte ainult Eesti lipu seadus ei reguleeri Eesti lipu kasutamist. Ühest küljest ka meie põhiseadus sätestab üldsegi Eesti lipu olemasolu, riigilipu olemasolu, seega põhiseadus kätkeb seda kasutamise korda, siis karistusseadustik, nagu nimetustest võib eeldada, määrab karistuse lipu teotamise eest. Reklaamiseadus reguleerib sätteid, et kus lippu ei tohi kasutada reklaamis sellisel moel, et sellest võiks tuleneda riiklik või reklaami vaataja võiks aru saada, et see on riiklik soovitus või mingi garantii. Et reklaamiseadus on siis säte selle kohta ja patendiseadus reguleerib lipu kasutamist selles osas, et ta välistab kauba- ja teenindusmärgid, mille sees on Eesti lipukujutis. Ehk siis, et ta ei lase neid registreerida, et nii palju siis sellise välistussättena puutub ta ka Eesti lipu kasutamise korda. Need on siis põhilised õigusaktid, milles siis Eesti lipu kasutamise kord tuleneb. Aga siin puhul ma tahan kindlasti veel alla joonida, Eesti lipu seadus põhiliselt loomulikult reguleerib Eesti lipu kasutamist, aga mitte ainult. Eesti lipu seadus reguleerib meil näiteks ka Euroopa Liidu lipu kasutamist. Ja me tegelikult võime öelda, et kõikide Eesti Vabariigi territooriumil heistatavate lippude kasutamise kord on reguleeritud Eesti lipu seadusega. Ehk siis, et üheski teises seaduses lippude kasutamise kohta mingisugust sätteid täpsemaid ei ole, vaid seesama Eesti lipu seadus loob sellise üldise struktuuri, ütleme siis Eestis viljeleva lipukultuuri kohta. Nii et tõesti Eesti lipu seadus on selles mõttes väga, väga laia mõjuga. Nii, siit sain kõik ära räägitud, mis tahtsin. Nüüd tulles siis täpsemalt selle Eesti lipu kasutamise korra juurde, siis ma tahan alla joonida või ära rõhutada sellise normi nagu igaühe õigus. Eesti lipu seadus näeb ette, et igaühel on õigus Eesti lippu kasutada. Kuidas seda teeb Eesti lipu seaduse ja hea tava kohaselt, siis mitte keegi ei saa keelata Eesti lipu kasutamist. Nii et aeg-ajalt on siin tekkinud küsimusi, minu poole pöördutud, ka politsei poole on pöördutud, et keegi naaber või keegi isik juba pikka aega heiskab oma koduhoovis lippu. Mind see häirib, et kas see on õige, kas ta tohib seda teha, siis jah, tohib küll. Eesti lipu kasutamise õigus on igaühel. Ja tõesti, kui norme järgitakse, siis mitte keegi seda õigust lippu kasutada ära võtta ei saa. Miks ma ennist ütlesin, et see Eesti lipuks ja riigilipu ühendamine muutis selle regulatsiooni pisut ka kentsakaks või veidraks, ongi see sama moment, et kuidas saab olla, et Eesti lipu kasutamise õigus on nii ulatuslikult antud igaühele ja kui sa seda normi järgid, et keegi seda ära võtta ei saa. Et see põhjus tulenebki sellest asjaolust, et Eesti lipp sisaldab ka rahvuslipu staatust ja rahvuslipu kasutamise õigus ongi igaühe õigus.
ja seda ei saa mitte keegi ära võtta. Ja kuna nüüd Eesti lipu puhul on see rahvuslipp ja riigilipp ühendatud, siis kui see on seaduses ette antud normide piires teostub, siis tõesti seda lipu kasutamist piirata ei saa. Mis minu arvates ei ole mingi traagika, vaid see on väga tore tegelikult. Et lippe minu isikliku hinnangul ei ole mitte kunagi liiga palju. Kui on kuskil vildakat lipu kasutamist, siis sellele tasub alati tähelepanu pöörata. Aga seda momenti, et kuidagi lipu kasutamine devalveeruks või muutuks, ma ei tea, meie rahvustunde ja riigi olemise või avaliku võimu kuidagi lahjaks selle tõttu, et teda liiga palju on näha, et seda ohtu mina küll ei näe. Et jah, et Eesti lipu kasutamise õigus on siis tõesti igaühel. Teine moment, mis ma tahaksin veel Eesti lipuseadusest välja tuua ja just põhimõttena on see, et lipuseadus kehtestab miinimumregulatsiooni. Mis see tähendab? See tähendab seda, et seadusandja on kokku leppinud sellised miinimumnõuded, millele lipu kasutamine peab vastama. No näiteks, et lipul on korrektne mõõt, lipp peab olema puhas, pimedal ajal näiteks lipp peab olema valgustatud. Et need on sellised miinimumregulatsioonid lipu kasutamiseks. Aga Eesti lipu seaduse eesmärgiks ei ole kunagi olnud lipu kasutamist piirata. Ehk siis, et kui sa neid miinimumnõudeid täidad, siis võib igaüks lippu kasutada täpselt sel hetkel, kui tal vaja on, ja täpselt sellise sündmuse puhul, nagu ta seda sobivaks peab. Et seadusandja ei ole sekkunud sellistesse momentidesse, et on loetletud ammendavalt kohad ja päevad ja sündmused, millal Eesti lippu kasutada tohib ja kes seda teha tohivad. Tegelikult selliseid piiravaid niimoodi lipukultuuri mõttes lipu kasutamist ahistavaid sätteid seal põhimõtteliselt ei ole. Et see on nagu väga oluline silmas pidada, et kui me mis iganes olukordasid peame siin lahendama, et kas keegi on lippu välja pannud, ma ei tea, liiga pikaks ajaks või et mingisuguse sündmuse puhul, et kas see on sobilik, et siis me peame sellest aru saama, et Eesti lipu kultuur on selles mõttes väga liberaalne ja just see tõukubki sellest, et ta on kokku seotud meie rahvuslipu staatusega ja rahvuslipu kasutamise piiramist ei ole tegelikult võimalik üldsegi korraldada. Et rahvuslipu kasutamine, see on selline tavaõigusel põhinev normistik ja seda saab taunida, seda saab kas siis järgi teha, kaasa sellega minna või siis oma käitumise korrigeerida, aga teise käitumisse sellega muuta ei saa. Et see on selline paradoks Eesti lipu kasutamisel. Nii, siis nüüd jõuame siis täpsemalt linnade ja valdade juurde. Et seadus iseenesest näeb meil ette, et Eesti lipp on alaliselt heisatud volikogude ja volikogu ja valitsushoone ees. Ja see lisaks siis seadus näeb veel ette, et meie koolidel või haridusasutuste või tegelikult siiski koolide hoonetel ka koolipäevadel lipud heisatakse alaliselt. Mina ei tea küll ühtegi juhtumit ausalt öeldes, et kus seda koolihoone juures lipp nädalavahetusel maha võetakse, aga iseenesest seadus ei kohusta nädalavahetusel, kui õppetööd ei toimu, et lipp seal lehviks, aga ma arvan, et see on lihtsalt praktilistest asjaoludest tulenevalt lehvib see lipp seal ka nädalavahetusel. Ja kolmas moment on siis, et kohaliku omavalitsuse volikogu võib määrata omavalitsuse territooriumil sellise koha, sümbolobjekti või paiga, kus siis Eesti lipp heidetakse alaliselt. Selle esimese 2 punktiga on asi väga selge, ma arvan, seal ei ole vaja midagi selgitada ega tõlgendada.
Aga selle kolmanda punktiga on küll sagedasti pöördutakse minu poole, et kui näiteks on mõni lasteaed või kultuurimaja, kes sooviks alaliselt lippu heisata, et kas selle jaoks peab volikogus minema luba küsima. Siis tegelikult see seadusandja tahe, ma ei saa öelda, et ta on halvasti siin sõnastatud. See sõnastus on tegelikult täpne, aga see sõnastusest ei tule kõige paremini välja selle asja mõte. Ehk siis, et seadusandja mõte oli just määratleda koht, mis ei ole seotud ühegi asutusega. Ehk siis, et ta ongi koht, mõni plats, mõni sümbolobjekt, ma ei tea, linnus, mõni paigakene omavalitsuse territooriumil, kus siis rajatakse lipu heiskamise võimalus ja siis alaliselt heisatakse seal lipp. Ehk siis on näiteks head näited, siin on Rakvere linnus, linnuse torn, eks ole, kus lipp on heisatud alaliselt. Siis näiteks kas siis asula mingisugune keskväljak, kus on püstitatud lipumast, näiteks Otepää lipuväljak võiks olla üks selliseid näiteid, kus siis ongi omavalitsus määranud omavalitsuse territooriumil selle koha, kus siis lipumast rajatakse ja sinna see lipp alaliselt heisatakse. Ehk siis selle seadusandja mõte oli see, et kui asutustel on lipuseadusest tulenev igaühe õigusest tulenev võimalus lippu niikuinii alaliselt heisata, siis kohad, kus ei ole ühtegi asutust, et kuidas siis selliseid kohtasid määratavad, siis selleks on vaja volikogu otsust, et selle koha peal see mast rajada sinna see lipp alaliselt heisata. Et see on tekitanud selliseid segadusi, et ma ütlen, see sõnastus iseenesest ei ole vale, aga kõige paremini selle seadusandja mõttest välja nagu ei ole tulnud. Ja loomulikult alaliselt heisatud lippude puhul, mida tuleb alati silmas pidada, et see pimedal ajal peab olema lipp valgustatud, mis ei tähenda ilmtingimata seda, et peab olema spetsiaalne valgustus selle lipule jaoks, kui on tänava üld või ütleme siis avaliku ruumi üldvalgusfoon nii tugev, et need lipuvärvid on eristuvad ja ma just pean silmas sinist värvi, sest mis hämaras juhtub lipuvärvidega? Lipuvärvid muutuvad kõik selliseks, ütleme siis nii-öelda hall skaalaks. Ehk siis sinine ei ole enam nähtav sinisena, vaid ta on lihtsalt hallina nähtav. Must on selgelt must, eks ole, valge on valge, aga sinine muutub halliks. Et kui see sinine ei ole enam nii-öelda nähtav, siis see tähendab seda, et seda lippu peab eraldi valgustama. Aga kui tõesti see lipu alaline valgustamine on ette võetud, siis iseenesest tänasel päeval see enam liiga kulukas ka ei ole, et ma arvan, seda kartma ei pea, et on täiesti mõistlikud lahendused tänasel päeval olemas. Äkki Karin on neist pärast räägib ka. Nii, aga mis ma nüüd ühesõnaga, see on seadus, mis siis sätestab, et alaliselt heisatud lipud. Mul on 3 mõtet teile siia juurde panna. Et esiteks, see on igapäevane olukord, kus siis lipp on alaliselt heisatud nii linna vallavalitsuse hoonele kui ka volikogu hoonel ja kui on lipupäev näiteks, 2026. aastal on meil 18 lipupäeva, siis lipupäev on tegelikult ju pidupäev ja selles avalikus ruumis peaks lipupäev ehk siis pidupäev eristuma sellest argipäevast. See on üks selliseid võtmemomente, mida ma kindlasti palun teil mõelda, et kuidas te esiteks olete siiamaani seda lahendanud ja teiseks, mis need võimalused üldsegi seda pidupäeva tunnet siis nii-öelda võimendada oleks. Ehk siis, mis ma tahan öelda, on see, et ei ole piisav, kui lipupäeval nii-öelda vallavalitsuse hoonel või linnavalitsuse hoonel on jätkuvalt ainult see üks alaliselt heisatud lipp. See kuidagi ei erista seda päeva argipäevast. Aga ometigi, kui me mõtleme, mis on lipupäeva mõte, siis lipupäeva mõte on just nimelt tõsta esile
seda päeva, sest sellel päeval on toimunud midagi olulist Eesti riigile või rahvale. Ja just selle esile tõstmisega, et me tekitame erisuse võrreldes eelmise ja järgmise päevaga, see peab meie ühist sellist väärtusruumi kasvatama. Võib-olla siinkohal toon sellise näite, et kui umbes 20 aastat tagasi mina Kalamajja kolisin, siis Volta tänaval, kui oli lipupäev, mitte üks teine maja peale meie maja ei pannud lippe lipupäevadel välja. Ja alustuseks oli nagu natuke kurb, aga mis seal ikka, et tuleb lihtsalt lippe ise välja panna, see annab eeskuju ja teisest küljest, ega inimestel ju meeldib ka tegelikult sellist pidupäeva tunnetada ja saada osa sellest. Ja ütlen ausalt, et ma ei ole seda selles mõttes nüüd kuidagi ei ole võimalik kontrollida, aga ma hindan, et umbes 5 aasta pärast tegelikult see tänav oli juba lipupäevadel, mitte küll kõikidel lipupäevadel, aga oluliselt rohkem lipuehtes juba. Ehk siis, et kui keegi annab eeskuju, siis teised tulevad järgi. Ja see on iseenesest väga oluline sellise ühtsustunde loojana. Ehk siis, et kui meil on, näiteks homme on Eesti kirjanduse päev, eks ole ju, siis kui üks majapidaja paneb lipu välja, sest tema jaoks on see meie oluline kultuuri tahk ja me tahame seda väärtustada, me tahame seda esile tõsta. Ja kui ma vaatan, et ka naaber on välja pannud selle Eesti lipu, siis tundub, et ka tema jaoks on see oluline. Ja kui ka naaber, ehk siis, et me saame aru, et meil on ühine väärtusruum. Meil on ühine mõistmine asjadest, mis on olulised, mis on väga olulised, mis on võib-olla vähem olulised. Ja selles võtmes on äärmiselt oluline ka avaliku võimu teod ja käitumine. Ehk siis, et kui avalik võim samamoodi tõstab esile seda päeva, siis see annab ühest küljest eeskuju ja teisest küljest just nimelt tuletab meelde nendele inimestele, kes võib-olla ei pannud seda lippu välja. Nii et see on üks selliseid võtmekohtasi, mida me avaliku võimu teostajatena peame kindlasti endale läbi mõtlema, et kuidas me saame muuta alaliselt heisatud kohtades lipupäevad lipu rohkemaks. Võib-olla üks selline näide veel siia, et mitte lihtsalt rääkida, et tuleb leida võimalusi, vaid et tuua siis mõni konkreetne näide, et kui me rüütelkonna hoonet siin korrastasime, siis selle peale me just ka mõtlesime. Ehk siis, et rüütelkonna hoonel on meil alaliselt heisatud katusemasti mastilipp ja lipupäevadel me paneme siis sellele ühele mastilipule juurde rõdu külge kinnitatud lipuvarda hoidikud, kus siis me paneme 4 lippu juurde. Ehk siis kogu see fassaad muutub kohe pidulikuks ja ta muutub tõesti silmnähtavalt teiseneb võrreldes argipäevaga. Et see on üks selliseid lahendusi. Aga neid lahendusi on teisigi. Panna selle juurde ja panna tõesti neid lippe välja. Nii, vabandust, ma ei kuulnud. Ma ei tea, kas kellelgi jäi mikker lahti või tahtis midagi küsida, aga küsimus läks kaotsi, kui see küsimus oli. Et kui keegi tahtis küsida, siis andke käega märku, et siis ma oskan selle reageerida. Nii, aga ma siis praegu lähen edasi, et kui keegi käega märgutab, et siis ma võtan selle küsimuse. Aga jah, et teine hea näide, mis ma oskaksin tuua selle fassaadi lisaks alalistele lippudele lisaks lippudega kaunistamisele on Tartu raekoja näide, eks ole, et vabariigi aastapäevadel nemad kasutavad siis neid sinimustvalgeid bännereid hoone raekoja fassaadil. Ehk siis see jällegi muudab tegelikult selle pidupäeva oluliselt uhkemaks ja tõesti tekitab sellist meie tunnet ja tegelikult see on oluline. Et see oli siis üks mõte, mis ma siin selle alalistelt heisatud lippude koha pealt tahtsin tuua. Nüüd teine mõte, mis ma tahaksin teile välja pakkuda ja teile seedida lasta ja võimalik, et te lähete
oma nii-öelda valitsusse tagasi selle mõttega ja tundub, et täitsa on teostatav. Ehk siis, et meil on kohalike omavalitsustel on lisaks siis nendele ametiasutustele, mis siin on nimetatud ja lisaks koolidele on ju tegelikult asutusi terve hulk. Alates tõesti lasteaedadest, igasugused kultuuriasutused, raamatukogud, kultuurikeskused, rahvamajad, spordihooned, et neid asutusi on palju rohkemat ja seadus ju tänasel päeval võimaldab kõikidel neil asutustel heisata Eesti lippu. Kui aastal 2004 seda Eesti lipu seadust koostati, siis oli täitsa nii-öelda mõttekoht, et kas peaks nii-öelda alaliselt laskma heisata kõikidel avaliku võimu teostavatel nii-öelda kohtadel ja avaliku võimu nii-öelda asutustel lippu alaliselt heisata. Aga lihtsalt toona aeg oli sedavõrd keerulisem, just ennekõike majanduslikus mõttes, et siis see tundus liialt koormav. Aga see ei välista seda, et tänasel päeval me võiksime sellele uue pilguga peale vaadata. Ja mul on tegelikult väga hea meel näha, et väga paljud omavalitsused on näiteks lasteaedadel juba omast initsiatiivist lipud alaliselt heisanud, sest et ega me ei saa öelda, et lipu kultuuri tutvustamine oluline on kooli kontekstis, aga lasteaias see ei ole oluline. Et kindlasti see on seal sama oluline. Ja kuna jällegi on hea meel märgata, et väga paljud omavalitsused, mis võib-olla haldusreformi tulemusel on võtnud oma uued sümbolid saanud, et siis neil on ka vaja selline sisemine vajadus olnud tutvustada oma valla lippu ja siis tihtipeale ka nemad on rajanud kõikide vallaasutuste juurde lipu heiskamise võimalused, kus siis on alaliselt heisatud nii Eesti lipp kui ka omavalitsuse lipp. Et minu arvates on iseenesest väga sümpaatne, väga armas ja veel kord see tegelikult näitab ju seda just, et avalik võim toimib ja võim, või ütleme just avalik võim ei ole kuidagi inimese juurest ära kattunud, vaid ta tegelikult on kõikides meie kodukohtades ilusti olemas. Et see on iseenesest väga oluline turvatunde tekitaja, tõesti kogukonna siduja. Nii et minu ettepanek teile on omavalitsustel kindlasti kaaluda, et kas nende valla ja linna asutuste juures, kes tänasel päeval alaliselt ei ole Eesti lippu heisanud, et kas nad võiksid seda teha, et minu soovitus tegelikult seda kindlasti on teha, sest et nagu ennist ütlesin, lippu ei ole kunagi liiga palju, seda enam, et meie riik ja tegelikult kohalik omavalitsus selline struktuur jääb aina õhemaks ja õhemaks ja siis tekibki selline tunne, et riik jääb aina, või ütleme siis see kohalik, et avalik võim jääb kuidagi aina kaugemaks inimesest. Tegelikult see nõnda ei ole, aga sellist just turvavõrgustikku ja sellist visuaalset märgisüsteemi, et Eesti toimib, et seda aitab see lippude rivi kindlasti pakkuda. Ja kolmas mõte, mis ma siis võib-olla siit tahan veel juurde haarata, on siis see, et need samad kohad, et mõelge, kas teie omavalitsuse territooriumil on selliseid märgilisi kohtasid, kus inimesed kogunevad, ehk siis millele annaks see lipu, ma ei tea, väljak või lipumast, kas siis tähenduslikus mõttes juurde või siis muudaks selle tõesti funktsionaalsemaks. Et jällegi on väga hea meel märgata, et väga paljud kohalikud omavalitsused on oma avaliku ruumi korrastamisega tegelenud väga jõuliselt ja tõesti sinna neid lipuväljakuid on rajatud, et see on suurepärane. Aga laias plaanis mulle tundub, et Eesti ühiskonnas on selline suurem mõtestamise koht, et kas selline lipukultuuri sissetoomine näiteks meie surnuaedadele, väga paljudes mujal maailmas on surnuaia juures absoluutselt vajalik lipuväljak. Meil pigem sellist normi ei ole, et on erandeid, aga pigem surnuaedade juures lipumasti ilmtingimata ei ole. Sellised asjad vajavadki kogukonna tunnetust, et ega siit keskselt ei saa öelda, et see peab olema nii või naa.
aga see ongi täpselt see, et kuidas me seda lipukultuuri ise arendame, et minu nägemust järgi iseenesest sellel lipukultuur annab võimaluse meie ühiskonda siduda, väljendada selliseid meile olulisi tähtpäevasi, aga teisest küljest ka olla empaatilised. Ehk siis, et tõesti, kui on mingisugune tõesti leinapäev, siis on võimalik seda selliselt ka väljendada lipuga ju. Nii, ja nüüd siis ma liigun edasi. Siin ma ühest küljest on pealkirjaks pandud küll koolinoored, et see on kahtlemata see nii-öelda lootus, et meie lipukultuur on tegelikult ikkagi tugevasti vahepeal pärssida saanud tänu selle okupatsiooni ajale. Ja kahtlemata tuleviku edu meil sõltub meie noortest. Ja sellepärast mul on väga hea meel, et liputoimkondade liit ja koolide liputoimkondade liit on tegevust alustanud ja nemad on selles mõttes niisugused naksakad noored, kes kogu seda lipukultuuri väga hästi on nii-öelda enda jaoks mõtestanud ja seda otsivad endale rakendamiskohtasi. Nii et see on üks selliseid momente, mida ma tahan siin esile tõsta, et kui teie kogukonna kool veel ei ole nendega liitunud, siis mina iseenesest väga soovitan, et minu teada on 19 kooli praegusel hetkel koolide liputoimkonna liiduga liitunud. Aga see on nii-öelda see vahend, aga mis ma pigem tegelikult tahtsin selle slaidi juures teile nii-öelda südamele panna või nii-öelda hoopis esile tõsta, on see, et kuidas me lippe kasutame. Et kui näiteks on koolid, ma ei tea, peavad aktuseid või meil on ka mõned muud pidulikumad sündmused, kas siis valla või linna nii-öelda juhi poolt, et siis tihtipeale lipud on pigem sellised seinadekoratsioonid, mis on juba enne saalis ja jäävad sinna pärast saali ja et see on mõnes mõttes annab ka nagu sellise tugeva indikatsiooni, kuidas me ise suhtume oma sümbolitesse ja kuivõrd me oleme nõus ja valmis panustama nii-öelda sümbolitega toimetamisse. Iseenesest on väga normaalne ja just nimelt lipu sümboli suhtes austuse avaldamine, et lipp ikkagi tuuakse, ma ei tea, siis aktuse alguses saali, lippu valvatakse, teda ei unustata sinna saali pärast nii-öelda, kui on aktus läbi, et lipp on täiesti eraldi selline objekt, millega tuleb tegeleda, tal on nii-öelda kaitsemeeskond, kes siis temaga toimetab, et see kõik on selline oluline lipukultuuri osa, mis muudab selle väärtuslikuks, aga ühest küljest või teisest küljest ka kindlasti kaasab siis meie ühiskonna liikmed, just ennegi neid noori, kes siis saavad sellist lipukultuuri tuge siis nii-öelda pakkuda erinevatel üritustel ja minu kogemus on see, et noored on tegelikult väga tahavad olla kaasas selliste nii-öelda suurte tegemiste ja toimetamiste juures. Nii et mina väga soovitan seda, kui vähegi võimalik, neid kaasata sellesse. Ja tõesti, kui te ise üritusi korraldate, mõelge selle peale, et kui teil ei ole jõudu selle lipuga tegeleda, et miks teil ei ole jõudu, et pigem see ongi kaasamise ülesanne, et kui linnapea või vallavanem korraldab mõnda üritust, siis las koolinoored tulevad ja pakuvad sellist tseremoniaalset tuge lipu toimkonna näol ja on osa sellest samast kogukonnast ja nad kasvavad selle kogukonna külge palju tugevamini, kui et see lipp jääb kas siis sinna üksikult natuke nukralt nurka seisma või teda üldse ei ole. Selline mõte teile siis. Ja muidugi siin on oluline tegelikult meie
kui avaliku võimu teostajate poolt kindlasti panna ikkagi väga suurt rõhku lipu korrasolekule. Ehk siis, et kindlasti ei ole mitte kunagi okei, et ei Eesti lipp ega vallalipp võiks olla kuidagi rebenenud või narmendav. Et tegelikult see lippude kulu tänasel päeval ei ole midagi märkimisväärset enam. Et Stenbocki maja mastilipp näiteks, mis on ikkagi väga tugevate tuulte vallas, me 4 korda aastas vahetame seda katuse mastilippu ainult tegelikult, et tõesti tänapäevased lipumaterjalid on väga tugevad. Nad saavad tõesti uskumatutes tingimustes hakkama ja kui tulla rohkem sisemaale, siis see tegelikult need loodusolud on palju leebemad lippude suhtes, et tõesti sellist pigem seal tekib isegi mitte lipu katkimise oht, vaid pigem see lipu värvide pleekimise teema, et umbes 1 kord aastas need asjad ei pleegiks liigselt ära, et nad peavad ikkagi olema kirkad, need värvid, et siis seda tuleb silmas pidada. Aga tõesti, et seiske selle eest, et lipud ei oleks määrdunud, nad ei oleks pleekinud ja nad ei oleks katki, sest et see jällegi annab sellise kus ma ütlen, korrektse ja hooldatuse tunde sellele lipuväljakule. Tegelikult see peegeldab kohe ka seda, et kuidas omavalitsuses või kuidas Eestis üldiselt asjad on. Et kas nad on kuidagi ligadi-logadi, kuidagi nad seal on või nad on korrektsed, nende eest hoolitsetakse ja asjad on täpselt nõndana, nagu nad peavad olema. Nii, nüüd üks teema, mis ka siin aeg-ajalt rohkem ja vähem tõusetub, on, et millised lippe üldsegi heisata. Et loomulik on see, et kõik lipurivid Eestis, mis üldsegi heisatakse, seal peab olema Eesti lipp aukohal. Siin juba korraks alustuseks tekkis küsimus, et kus see aukoht on, siis mina ausalt öeldes ma küll ei mõelnud, et ma sellest täna üldsegi rääkima peaksin, aga vaatame, äkki ma jõuan selle juurde ka tagasi tulla. Aga tõesti, et Eesti lipp peab olema alati lipurivis aukohal. Lisaks siis omavalitsuste vaates kindlasti on oluline, et kohaliku omavalitsuste enda lipp oleks seal heisatud. Nüüd edasi jäävad juba valikulised võimalused, et neid ilmtingimata ei pea heiskama, aga võimalusel ja soovi korral omavalitsus võib neid heisata. Ehk siis, et maakonnalipp, mis ma ei oska teile isegi öelda, minu silma ees väga ei ole isegi enam neid maakonnalippe siin väga palju kasutuses, et kui palju neid üldse kasutatakse tänasel päeval veel. Aga iseenesest varasemalt oli päris sage kasutus. Siis teine lipp, mida kindlasti Riigikantselei on varasemalt ka soovitanud, on Euroopa Liidu lipp. Et jällegi ma ei tea seda, et kui paljud omavalitsused tänasel päeval Euroopa Liidu lippu kasutavad oma kas siis volikogu või vallamaja ees. Aga iseenesest see oli kunagine Riigikantselei soovitus, et Eesti inimestele võiks seal Euroopa Liidu kuulumised ikkagi ilusti ka koduõues kätte tuua. Ja nüüd seoses just nende haldusreformidega tihtipeale on siin tekkinud selliseid osavallalippe ja ka selliseid sinna juurde tegelikult kuuluvad oma staatuse mõttes ka igasugused kultuurilised piirkonnalipud, näiteks nagu mulkide lipud ja setode lipp, et kõik need lipud on soovi korral, et ega seadus neid ei nõua ju nende kasutamist, aga kui teil lipurivis ruumi on, iseenesest on ju väga uhked sellised suured lipurivid. Muidugi need võtavad haldust ja kulu, aga see tegelikult loob just nimelt selle identiteedi ja see on igapäevaselt, igal ajahetkel kõikide inimeste silme ees, kes sellest lippurivist mööda lähevad, et selles mõttes täidab kindlasti oma eesmärki.
Nüüd on eraldi teema on veel see Ukraina lipu kasutamine. Et ega Ukraina lipu kasutamist ka seadused ei nõua, aga ometigi, kuna praegu seal selline ikkagi väga kole sõda Ukraina rahva ja riigi vastu käib, siis väga paljud omavalitsused omaalgatuslikult sellise solidaarsuse märgina Ukraina lipud heiskasid ja iseenesest see on väga sümpaatne. Lihtsalt nende puhul peab nüüd silmas pidama seda, et kui meil on vähemalt üks kord aastas leinapäev, siis need Ukraina lipud tuleb selle leinapäeva ajal ikkagi asendada kas Eesti lipuga, sest Ukraina lippu me ei saa nii-öelda leinalipuna heisata. Aga ma kohe jõuan sinna leinalipu kasutamise korra juurde ka. Aga jah, et siin aegalt on kosta ka selliseid hüüded, et seda Ukraina lippu, et miks seda nüüd ikka veel nii pikalt peab kasutama ja et see on juba peaaegu unustatud siia avalikesse lipurividesse, et ei saa enam aru, kas sa oled Eestimaal või Ukrainas. Mina selles mõttes seda kriitikat ei jaga ja minu soovitus alati nendele kriitikutele on, et pange siis rohkem Eesti lippe, et see on tegelikult see võimalus määrata see dominant, mis riigis me oleme, mis on see nii-öelda aupositsioonis olev lipp. Et tõesti, ma saan aru selle aupositsiooni ülesleidmine, et see vajab natuke sellist liputeaduslikku mõtlemist ja oskust seda märgata. Aga see tegelikult on lihtsalt tõesti lahendatav sellega, et pannakse rohkem need Eesti lippe välja. Nii. Nüüd räägin teile leinalipu teema kah veel ära. Ehk siis, et leinalipuga, vabandust, ma tegelikult lähen korraks veel tagasi. Ühe mõtte tahan teile veel siin selle lippude koos kasutamise koha pealt öelda või selliseks kontrollmõtte, et oluline on see, et kui lipurivis on ehk siis lipu mitmes mastis või siis lipuvarrastega on heisatud mitmeid lippe, et siis on oluline see, et need lipud oleksid ühesuurused. Mis see tähendab ühesuurused lipud? Et lippudel on ju erinevad pikkuse ja laiuse suhted. Et kui me räägime ühesuurusest lipust, siis liputeaduse mõttes see on siis lipu see osa, mis kinnitub masti külge või siis lipuvarda külge. Vot see pikkus peab olema lippudel kõigil samasugune. Ehk siis Eestimaal lipurivis ei saa olla sellist olukorda, kus on näiteks Eesti lipp ja siis on pool sellest Eesti lipu suurusest lipp sinna kõrvale pandud. Et see ei ole lipp siis, et sellist lipu, see on ebakorrektne lipurivi. Et kõikide heisatud lippude see vardapoolne külg peab olema täpselt ühesuurune, et siis on see lipurivi korrektne. Sellise mõtte tahtsin, et ehk siis, et see lippude ühesuurus on kindlasti niisugune kontrollprintsiip, et kui te kuskil mõne lipurivi teete, et siis seda jälgige, et ei tekiks sellist, et mõni lipp on suurem, mõni on nii-öelda oluliselt väiksem. Nii, leinalipust rääkides. Leinalipuga on niimoodi, et kui meil on üks kord aastas, siis 14. juunil leinapäev, mis mõnes mõttes on võrdsustatav üleriigilise leinaga. Üleriigiline lein on selline eraldi seaduses sätestatud juhtum, kus Vabariigi Valitsus saab Eestis kehtestada üleriigilise leina. Ehk siis see regulatsioon on täpselt sama lippudega käitumise suhtes, mis 14. juunil. Ja mis see siis tähendab? See tähendab seda, et Eesti lipud tuleb siis kas pooldamasti heisata või siis lipuvarda külge kinnitada must lint, leinalint. Ja mitte ainult Eesti lipud ei tule leinalipuna heisata selliselt, vaid tulevad kõik Eesti lipule alanejad lipud, ehk siis kõik meie maakondade, kõik meie linnade ja valdade lipud,
kõikide Eesti asutuste, organisatsioonide ja ühenduste lipud tulevad heisata lipurivis siis leinalipuna. Ehk siis sellist olukorda ei saa olla näiteks 14. juunil, et Eesti lipp on leinalipuna, aga näiteks omavalitsuse lipp samas kõrval lipurivis on heisatud täismasti. Sellist asja ei saa olla. Või teine näide, et Eesti lipp on heisatud leinalipuna, aga bensiinijaama nii-öelda tunnuslipp on täismastis. Sellist asja ei saa olla. Et leinalipu heiskamine tähendabki seda, et terves Eestis on kõik Eesti lipule alanenud lipud heisatud leinalippudena. Leinalipuna ei saa heisata teiste riikide lippu ega rahvusvaheliste organisatsioonide lippe. Mis tähendab seda, et kui lipurivis on näiteks Euroopa Liidu lipp ja näiteks ka Ukraina lipp, siis leinapäeval tuleb need lipud asendada, enamasti siis asendatakse nad Eesti lipuna, heisatud leinalipuna, et lihtsalt tihtipeale ei ole neid teisi lippe nii palju võtta, et Eesti lippe on pigem rohkem võtta, aga põhimõtteliselt täpselt nii nagu lipurivi selline kas siis dubleerimise või mis iganes meetodiga see lipurivi kokku saadakse, et siis on võimalik neid asendusi teha. Aga igal juhul lipurivis, kui on leinalipud heisatud, ei saa olla sellist pilti, et osad lipud on leinavas staatuses ja mõned lipud ei ole. See nagu tekitaks sellise tunde, et need teised lipud, mis siis ei ole leinavad, et nad on osavõtmatud. Sellist sõnumit me kindlasti välja öelda ei taha ja sellist sõnumit tegelikult ka välisriikidega rahvusvahelise organisatsioonid öelda ei taha, aga lihtsalt nende lippude leina staatusesse panemine eeldaks nende sellist luba, aga seda me ei hakka kunagi küsima, sest see on asjatu liigselt halduskoormust tekitab, nii et pigem on siis, me asendame need riikide ja rahvusvahelised organisatsioonide lipud leinapäeval leinalippudega. Nii, kas siit ja nii, palun, Ave, palun küsi. Ja küsimus selline, et kas need peab kindlasti asendama või kui need nagunii ära võetakse, võivad ka tühjaks jääda, et ongi see üks Eesti leinalipp? Ja, see on hea küsimus. Ütleme niimoodi, et nad põhimõtteliselt võib ka tühjaks jätta, et see on nagu kultuuriline küsimus, ütleme niimoodi, et mina pean heaks tooniks, et lipurivis tegelikult ühtegi tühja masti ei ole. Aga see on minu nii-öelda seisukoht. Tegelikult praktilises elus tihtipeale ikkagi neid lipurivis tühjasi mastidega on, sest et igapäevaselt võib-olla siis lippu sinna ei ole panna, siis mina soovitan alati sinna tühja masti panna siis vähemalt mastivimpel, et ta päris tühjana nii-öelda ei kõrguks, aga põhimõtteliselt jah, on võimalik tegelikult ka see nii-öelda asendus teha, et võtta see nii-öelda kas siis välisriigi lipp või rahvusvahelise organisatsiooni lipp võtta ära ja asendada näiteks heisata sinna asemel hoopis mastivimpel. Ja siis mastivimpel on loomulikult ikkagi nii-öelda heisatud mastitippu, et ta ei ole siis lipp, vaid ta on lihtsalt üks lipulistest, mis ei ole tegelikult lipuga päris võrdsustatav. Et hea küsimus. See ei ole siis nagu leina asemis, eks ole, tema on seal tipus ja Eesti lipp on leina. Just. Vimplil ei ole sellist asja nagu leina staatust. Et selles mõttes, et vimpli puhul, kui sa selle heiskad, siis vimpel on lihtsalt nii-öelda, kuidas ma ütlen, me võime seda vimplit võtta kui sellist masti ilustust, et mast lihtsalt tühjana seisaks, et ta on funktsionaalne, aga tal ei ole samasugust tähenduslikku staatust nagu lipul mastis. Jah. Aitäh. Nii, on veel teine küsimus ka. Krister, palun. Ja, alati selle küsimusega, et kas üks või teine tekib segadus. Et kas ma saan õigesti aru, et kas poolde masti või
kinnitatakse siis leinalint ehk siis A või B. Kui me räägime KOV-i mõistes, kus tõesti minu case oli see, et vallamaja ees ühtemoodi astun paar sammu edasi, Päästeameti hoone ette on lahendus teistviisi. Et kas see natuke nagu segadust ei teki või seda üldpilti kuidagi, ma ei tea, huvitavaks ei keera sellised. Ja kas ma saan õigesti aru, et kui poolde masti, siis leinalinti ei pane? Ja, see on niisugune huvitav küsimus, et põhimõtteliselt okei, ma vastan lühidalt selliselt, et ja, see on A või B, ehk siis, et üks või teine lahendus, ehk siis, et kui sul on mast, siis sa saad lipu nii-öelda kõrgust selles mastis reguleerida ja siis nii-öelda tänu selle reguleerimisele ongi kokku lepitud, et pooles mastis lipp, see tähendab leina. Sellega sa väljendad leina staatust lipul. Lipu vardal ei ole võimalik lipu nii-öelda asetust vardal muuta. Ta on siin naerutatud, ta seal nii on. Ja lisaks see lipuvarra sise on piisavalt lühikene, et kui sa selle allapoole tood, siis ta ei paista nagu välja, et ta on mõjuks nii-öelda, ütleme, ta eristuks piisavalt sellest nii-öelda varda otsa naerutatud lipust. Et sellepärast siis ongi kaks eraldi lahendust, et kui on mast, siis on pooles mastis leinalipp ja kui on varras, siis varda külge kinnitatakse leinalint. Et sellega siis väljendatakse seda lipu leina staatust. Miks on nõnda, et mõned nii-öelda asutused või mõned majad kasutavad maste, mõned kasutavad lipuvardaid. Ega seal ei ole selles mõttes jällegi seda riik ei ütle ja need on kaks sellist täiesti tavapärast lipuheiskamismoodust. Kui vähegi on ruumi, nii-öelda avalikus ruumis, kuhu sa selle lipu pead panema, kui on vähegi ruumi, siis mina alati soovitan lipumasti, see kindlasti on mõjusam, ta kindlasti on palju paremini vaadeldav, ta on kindlasti palju tugevam sõnumi andja. Aga kui me räägime sellistest tihe asulatest, siis tihtipeale eelistatakse neid lipuvardaid, sest et ta lihtsalt lipumasti jaoks ei ole ruumi, kuhu seda paigutada. Ja sellest tulenevalt siis võib tekkida selline olukord, et ühel pool tänavat on sul nii-öelda mastid, kus lipud on pooles mastis ja siis teisel pool tänavat ongi lipuvardad, kus siis on hoopis leinalindid nii-öelda varraste külge seotud. Aga see lihtsalt on lipu nii-öelda kasutamise omapärad. Ma ei tea, kas ma vastasin küsimusele? Ja kinnistan üle, et poolde masti ja siis ilma leinalindita. Just. Et sellist asja ei ole vaja teha, et sa paned topelt nagu leina staatus, et paned masti lipule veel lindi külge. Sellist asja ei ole vaja teha. Nii, selge, lähen edasi. Ja tegelikult ongi viimane slaid, mis ma tahtsin teiega jagada, et mida üldsegi teete kasutuks muutunud lipuga. Selge on see, et tava näeb ette, et mitte avalikult tuleb siis selline lipp, mis on muutunud kasutuskõlbmatuks, hävitada. Ja kui neid omavalitsuses on terve hulk, siis ma kujutan ette, et teil on ka sellised halduslepingud, kes tegelikult tegelevad nende lippude nii väljapanemise, vahetamise kui ka tegelikult siis utiliseerimisega. Et siis see kõik on ilmselt teil hästi ära korraldatud, teil ei peagi isegi teadma, mis ja kes nendega tegeleb. Üks mõte, mis ma tahtsin teile siia lihtsalt tuua ja selliseks mõttekohaks pakkuda, on see, et võib-olla kõiki neid kasutuskõlbmatuks muutunud lippe ilmtingimata ei pea isegi ära hävitama. Toon paar näidet. Et näiteks Stenbocki maja lippe, mis katuse mastis lehvivad, meie ei hävita.
Meil need on sellised olulised kingitused, mida siis kas pikaajalised Riigikantselei töötajad, kes siis lahkuvad, saavad oma töö tehtud seal majas, et siis kui õnnestub näiteks nende tööle tulemise ajal lehvinud lipp neile kinkida, et siis me kingime näiteks neile selle lipu kui sellise väärtusliku või ütleme sellise trofeena, et midagi Stenbocki majast kaasa võtta ja meenutuseks sellest ajast. Samamoodi näiteks Pika Hermanni torni lippe ju ei hävitata. Pika Hermanni torni lipud eksklusiivselt kingitakse Riigikogu esimeestele ja kõikidele Eesti olümpiavõitjatele. Et kui teil on ka selliseid tõesti tähendusega olevaid kohtasi, miks mitte tegelikult vallamajas lehvinud lipp on ju ka kindlasti suure tähendusega ja eriti kui me suudame neid sündmuseid just selle sündmuse toimumise ajal seal mastis lehvinud lipuga seostada, siis selle kindlasti tekib hoopis teistsugune mälestuslik tähendusväli juurde. Et ma tegelikult tõesti soovitan selle peale mõelda, et kõiki lippe, mida enam masti lehvida ei saa lasta, et neid saab ju tegelikult täiesti soliidselt kinkida ja nad saavad edasi elada oma natuke teistsuguses funktsioonis mälestusesemetena. Muidugi see tähendab seda, et nad peab olema siis korrastatud enne, kui nad ära kingitakse ja jällegi siinkohal Riigikantselei toetub väga palju lipuvabrikule, kes aeg-ajalt meie lippe siis korrastab, peseb ja valmistab ette ärakinkimiseks, et selles mõttes see vajab täiendavat hoolt, aga see on iseenesest selline jällegi sellise kultuurilise sidususe loomine ja sellise võimaluse kasutamine. Ja ma seda kindlasti soovitan, kui teil vähegi on võimalik seda siis rakendada. No vot, et mina saingi tegelikult oma jutu räägitud. Kas keegi tahab midagi veel küsida? Kas ma peaksin äkki natuke rääkima veel sellest aupositsiooni, lippude paigutamist aupositsiooni või? Gert, korra chatti laekunud küsimuse loen sulle ette, et Janne Rakvere vallast siis küsib, et kui vallamaja juures on 3 lipumasti ja praegu on üks neist tühi, siis kas, et jääks ühte tühja masti, oleks sobilik heisata 3 lippu nii Eesti, KOV, Eesti? Ehk siis see järjestus. Jah, just. Et see lipu heiskamise loogika, ehk siis see on siis selge, et dominant on 2 Eesti lipu, mis mõlemast lipu rivi algust pihta. Ehk siis see, mis ta sinna kirjutas, et Eesti, KOV ja Eesti, see on kõige korrektsem lipu heiskamise viis sellises lahenduses. Ja. Nii. Aga teate, ega ma selles mõttes isegi võib-olla siis rohkem, et sest aeg vist on ka juba, ja aeg ongi läbi. Et ma siis nii keegi tahab küsida ja palun. Ja tere kõigile, kuna minu etteaste kord ongi juba järgmine, siis ma siinkohal tervitan kõiki kuulajaid ja Gerti ka. Aitäh! Ja väga-väga tore lihtsalt asjasse puutuva küsimusena, millega nüüd lipuvabrik viimasel ajal on siin kokku puutunud. Kuidas maailma tasemel toovad koju väga suuri auhindu ja mõningad võistlused on tulemas ka kodukamaral, siis meile juba päris mitmed päringud on laekunud, kus tahetakse teha toetuslippe, fännilippe. Ja hirmsasti tahavad nad siis Eesti lipu peale hakata siis istutama ka siis selle sportlase pilte, nimesid, saavutusi, mis iganes. Et kuidas sellisesse asja võiks suhtuda, et ütleme, kui oma koduvalla inimesed tahaks nüüd toetada oma tublisid poegi ja tütreid, eks ole, et kuidas selline asi? No, selle koha pealt ma ütlen ausalt, et meie seadusandja on olnud nii karm, et
ta on seadusesse sisse raiunud, et Eesti lipu peale erimärke saab paigutada ainult Vabariigi Valitsuse otsuse alusel. Ehk siis, ja seal on tegelikult ka loetletud ainult 3-4 juhtumit, millisele ametkonnale sellist erimärgiga Eesti lipu üldse saab teha. Ehk siis kahjuks selles loetelus, ammendavas loetelus ei ole üldsegi sportlase toetuslippu ja et kahjuks see seaduse andja ei võimalda üldse sellist asja teha. Mida me siis tõesti oleme aastate jooksul ju tegelikult teiega siin praktiseerinud on see, et me oleme nagu modifitseerinud neid lippe selliselt, et Eesti lippu 7/11 formaat on nagu paigas, aga siis sinna külje peale siis on tekitanud ühe lisanüksuse ala, kus on siis mingisugune sõnum midagi juurde pandud, et ehk siis ta tegelikult on niisugune lisaväli Eesti lipu kõrval või siis Eesti lipu ees, kus siis on kas siis tõesti mingisugust sõnumit kirjutatud sellisele valgele alale. Ma tegelikult ütlen ausalt, et mulle tundub, et see tegelikult lihtsam oleks kujundada täiesti konkreetne, ma ei tea, sportlase pildiga, sõnumiga, lihtsalt üks selline liputeaduse mõttes nagu plaku, mitte halvas mõttes, aga lihtsalt tõesti selline tõesti reklaampänner või lipp, selline sõnumiga lipp, aga mis ei ole Eesti lipp, eks ole, et tal ei pea olema sinimustvalget tausta. Et sinimustvalge lipu võtad teise kätte ja siis on sul tegelikult sõnumiga lipp ja Eesti lipp, et suurepärane olemas. Just, et väga tore, et siis on siinkohal ka need asjad üle käidud, et seda olemegi tegelikult soovitanud ja praktiseerinud. Ja Gert, igatahes aitäh kohe, Karina, annan sulle sõnajärje edasi, aga Gert, suurepärane, et sa tõbisena meiega kaasusid, et tee siis sellele gripile tuul alla ja head taastumist sulle. Ja, aitäh. Nii, aga siis väga tore veel kord siis mina Karina Tõeleid, Lipuvabriku tegevjuht ja väga tänan selle võimaluse eest ja aitäh Gerdile. Väga paljud olulised teemad, mis tegelikult ka mul siin märkmetena kirjas on, said Gerdi poolt juba ka tutvustatud ja üle käidud, et mina katsuks siis enda poolt võib-olla anda rohkem sellist liputootja vaadet siis, et kui neid lippe siis tellida, kui neid heisata, millele võiks tähelepanu pöörata ja mis on olnud võib-olla meie õppimise kohad ja toredam on alati õppida teiste vigadest kui enda omadest, eks ole, et siis võib-olla mõned sellised elulised juhtumid, mille üle nüüd tagantjärgi juba saab naerda, aga kui see olukord käes on, siis me teame, kui tõsine see olukord võib olla, sest kui sul on ikkagi lipuga mure, on see siis mõne teise riigi või organisatsiooni või kas või omavalitsuse lipp, mille ümber on näiteks, mida on plaanitud kasutada kuskil üritusel ja viimasel hetkel selgub, et midagi on valesti või ei toimi, siis tegelikult see mure on päris suur. Aga ma panen siia siis, jagan ka enda poolt ettevalmistatud slaidikesed samamoodi, kui kellelgi vahepeal kohe tekib küsimust, siis julgelt segage vahele, küsige sinna nii-öelda ettekande vahele, et siis saab need asjad kohe läbi rääkida või siis ka lõpus ja muidugi alati saab meie poole pöörduda ka siis pärast, kui on siis mingisuguseid küsimusi tekib pärast minkust. Ahah, nii, kas on näha? Ja kõik on hästi, Karina. Ahah, no nii, aga siis paari sõnaga Lipuvabrikust, et sellel aastal siis 1. märtsil juba üsna varsti saame 32-aastaseks ja vabrikus töötab üle 20 inimese igapäevaselt, nii et ikkagi päris suur
tootmisettevõte ja katsume siis seda hääbuvat õmblustööstust, tekstiilitööstust siin Eestis siis elus hoida. Ja tootmisettevõte, see on siis meie DNA, tõepoolest kõik meie lipud valmivad Eestis, meie oma tootmisest. Sellel on omad plussid ja omad miinused ja plusspoole pealt kindlasti see, et me saame olla hästi kiired ja hästi operatiivsed. Ükskõik, mis lipumure siis kellelgi on ja see võib tabada üsna ootamatult, siis meie rekordid on siis paari tunniga teha siis see lipp, panna siit Tallinnast teele niimoodi, et sisuliselt üritused, mis oli plaanitud siis lipuga seoses, saab juba õhtul siis teha, sest tõesti, kui on vaja teise riigi mingisugust ettevõtte asutuse lippu kuhugile heisata, see on ürituse kavas ette nähtud ja sul äkki selgub, et see lipp on kas vale või sul seda ei ole, siis ausalt öelda see asendus kuskilt ei ole, et paberile sa seda ei joonista ja kuskilt kaubandusvõrgust sa seda ei osta, et toetame Eesti tootjaid nii palju kui saame, et kõik meie tarvikud, nii metall kui puit, kõik need asjad, mis vähegi saame, kõik need tulevad Eesti ettevõtetelt, kes on siis Eestimaa peal laiali, hästi pikad koostöösuhted on meil nendega ja kui vähegi võimalik, siis alati eelistame eestimaiseid koostööpartnereid. Ja meie ütleme siis, erisuseks võib olla siin mõne teise suhtes on siis just nimelt see oskuse teadmine, kuidas õmmeldud teha, aplikatsioon tehnika, mida ka meie majas kõik õmblejad ei valda, aga kõige uhkem selline lipp on siis loomulikult presidendi esinduslipp, mida me siis pidulikel puhkudel näeme presidendi selja taga. Et meie käest on tihti küsitud, et kui kaua ühe sellise piduliku lipu valmistamine võtab. Siin võingi öelda, et üks õmbleja sellist uhket presidendi lippu kahepoolset riigivapiga teeb siis sisuliselt nädal aega. Tuleb hommikul tööle tegema ja kella 5 läheb koju ja siis nädal aega jutti, nii et hästi väga töömahukas lipp. Meie au ja uhkus ongi siis Eesti esinduslipud, presidendi lipp ja Toompea tornis lehviv lipp. Ja nii nagu Gert juba rääkis Stenbocki lipu kohta, siis ka väga tihti meilt küsitakse, see linnalegend on ikkagi veel elab, et kas tõesti Toompeal vahetatakse lippu iga nädal. No ei vahetata, et vahetatakse 5-6 korda aastas. Ja ka mitte sellepärast, et ta katki läheks, vaid sellepärast, et tõesti need värvid tuhmuvad, see mustus, mis linnas on, läheb valge värvi sisse ja ta enam ei ole sinine, must ja valge, vaid pigem siis mingid hallikad toonid. Ja tänu sellele need lipud siis vahetatakse, tuuakse meile, iga lipp saab numbri külge ja läheb siis sinna tagasi ootama siis suuri mehetegusid, kellele ne kingida saaks. Ja kõige suurem valmistatud lipp, mis meie teinud oleme, 13x21 meetrit, oli paras tegemine ja et siia natukene sükest meeleolukamat pilti vahele siis panna, siis sedasi oli siis lipu õmblemine, pildi pealt võib siis vaadata, et leia pildilt õmbleja, eks ole ju, et tegemist oli siis ühe Rootsi ettevõttega, kes müüb luksuskaatreid ja nendel oli siis vaja suurt lippu, et kliendile üleandmise hetkel siis see kaater lipuga katta, nii et nendel lippudel tegelikult on hästi erinevaid kasutusvõimalusi, et kokku siis 300 ruutmeetrit lippu ja kaal oli ka üsna muljet avaldav. Aga kui räägin natukene materjalidest, Gerdi ettekandest ka saime tegelikult juba nii-öelda vihjet, et tõesti, kui neid lippe palju välja panna ja kui neid ka alaliselt heisata, eks see lipp ikkagi kulub ja eelarvest omasu võtab, siis tegelikult tõin siia välja korraks siis tootjapoolse vaate, et tegelikult lipp ei ole lihtsalt üks ja ühetaoline nii-öelda toode, eks ole, vaid tegelikult on hästi erinevaid võimalusi selle lipu valmistamiseks, juba alustades materjalidest. Enamasti kõige enam levinud on siis seesama õhem lipukangas, mida
enamus siis logolipud ja tihtilugu ka siis meie riigilipud on sellest kangast tehtud ja iseenesest väga hea lipukangas, lehvib hästi, kuivab kiiresti, kui vihm on olnud aga tema miinuseks võib-olla on see, et tõesti keskmine kasutusaeg 3–6 kuud ja kui nüüd siin me oleme ka teiste lippude tootjatega üle maailma ikkagi siin suhelnud ja Põhjamaade liputootjate seltsi liikmena, kus on ikkagi kõikidest Põhjamaadest liputootjad kõik koos ja seal ikka kogemusi saab jagatud, siis üldiselt liputootjad ütlevad, et lippe peaks arvestama 2–3 komplekti ühe masti kohta aastas. Ehk siis, kui teil on lipumast, siis kui te nüüd oma eelarvet siis sõltuvalt ilmast, on see siis suvi, talv, nii nagu praegu kord sajab vihma, siis kohe külmetab, eks ju, see lipunurk peksab sinna vastu masti, eriti meie oludes, kus meil on ikkagi 4 aastaaega, eks ole, siis 2–3 lippu masti kohta on selline keskmine kulu. Kui juba lipp kestab teil üle poole aasta või aasta, see on juba puhas boonus ja võib-olla siis peaks tõesti talle juba otsa vaatama selle pilguga, et kui ta on läinud halliks ja värvid ei ole enam erksad, et võib-olla siis tasuks see lipp välja vahetada. Siis kindlasti olete kokku puutunud ka sellise aukudega kangaga, ehk siis selline perforeeritud lipumaterjal, mis töötati välja siis just sellistesse tuulistesse kohtadesse, et vähendada seda tuule takistust, et lipud nii kergesti ei rebeneks. Nende lippude eripära on siis see, et reeglina lipuservasid üldse ei õmmelda, vaid lõigatakse ja siis on nii, et nurgad ei rebene, vaid kuluvad ümaraks ja kui see lipp lehvib, see ümarnurk sealt väga võib-olla välja ei paistagi, aga lipu kasutusaeg pikeneb oluliselt, et meil on ka hulk kliente, kes selliseid lippe kasutavad. Et ma korraks vahepeal panengi ühe illustreeriva pildi selle materjali kohta, et näete, siin nüüd ongi uus lipp pandud, kus siis nurk on, eks ole, ju ilusasti kandiline, nii nagu on. Ja siis on juba mastis 2 kuud lehvinud lipp, mille nurk on tegelikult ümar ja ütleme, nemad vahetasid lippe siis tõesti praktiliselt iga 2 kuu tagant, sest ka see ümar nurk mingil hetkel hakkab ikkagi silma häirima. Ja siis on tegelikult, ega see lipumaailm ei ole ka kivisse raiutud, et tegelikult on ka siin omad uuendused ja kuna me ikkagi oma kliente tahame rõõmsaks ja rahulolevaks teha ja tõesti pakkuda seda, et neid lippe päris 2–3 kuu tagant vahetama ei peaks, siis ikkagi tootearendus toimub materjalide poole peal ja meie oleme siis väga altid neid uusi materjale ka katsetama, proovima. Liputest võite ise aimata, kui sa teda tahad ikkagi erinevates ilmaoludes katsetada, kestab päris pikalt. Aga nüüd siis selle täiesti uue premium lipukanga puhul oleme me siis leidnud sellise tänuväärse uue materjali. Oleme sellega nüüd juba 3–4 aastat töötanud. Enamus kliente, kes on seda proovinud, on selle juurde ka jäänud, ütlevad tõesti, et lipud kestavad kauem ja mis on veel selle kanga eelis, kui Airmesh lippudel, kuna nad on augulised, siis heisates need lipud lipumasti ja vaadates nii-öelda vastu päikest või vastu sinist taevast, siis paratamatult lipud ei ole nii kontrastsed, need värvid kipuvad sealt ära kaduma ja see lipp on juba eos selline natukene lahjemas värvikammas. See on lihtsalt paratamatu. Siis premium lipukangas on vastupidi paksema koega, sinna jääb palju rohkem värvi sisse. See lipp on erksate värvidega, värvid on kontrastsed, ta näeb seal mastis oluliselt säravam välja ja tõesti tänu sellele, et ütleme, kui me siin võrdluseks võtame, siis vähemad lipukangad on 105 grammi ruutmeetrile, siis premium lipukangas on 155 grammi, ehk siis 1/3 võrra paksem lõim, eks ole. Nii et see kõik töötab siis selle kasuks, et need lipud tõesti kestavad kauem. Meie valikus on ka Eesti lipud, mastivimplid, mis on sellest materjalist tehtud ja oleme nüüd nii kaugele saanud, et me saame ka logodega ja erikujundusega lippe siis sellest kangast pakkuda. See on paras tegemine, paras võlukunst, sest sellest paksust kangast värvi läbi suruda printimisel on omaette kunsttükk, aga ütleme nii, et
katsetamine viib sihile, päris meie meeskond seda proovis ja nüüd oleme siis selle tulemusega rahul ja juba aega oleme saanud neid siis pakkuda. Ja siis on muidugi paksem lipukangas, ilmselt olete ka kokku puutunud, kellel on olemas saalilipud või tellitud pidulipud, siis see on nüüd selline kangas, mis on kootud, mis meenutab välimuselt villast kangast, niisugune mõnus pehme, näebki välja nagu naturaalne selline villane ja sellest pigem tehaksegi siis jah, viimasel ajal saalilippe, kuna ta ei läigi, ta on selline suursugusem lipp, langeb ilusti, tal on niisugune raske langevus, nii et jah, siis 4 sellist põhilist kangast, millega meie töötame ja loomulikult ma ütlen jällegi, kui teil peaks mingisuguseid mõtteid tekkima, et tahate kuhugile siis nii nagu Gert rääkis, siis kas seda lipuväljakut teha või siseruumidesse pidulikke lippe panna, et siis alati meie asi on täpselt selgeks teha, mis see teie vajadus on, kuhu te panete, kuidas kasutada tahate, kui kaua see lipp võiks seal vastu pidada, et meie oskame siis siit seda õiget valikut soovitada. Ja kui ma siin seda Airmesh lippu nüüd näitasin, siis tegelikult seesama premium lipukangas sai meil testitud hea koostööpartneri Tallinkiga ja nemad pöördusid meie poole selle murega, et kui nende Rootsi kruiis käib korra Rootsis ära, siis sisuliselt on neil üks reisjalipp ja nendel hakkas ikkagi tõsiselt süda valutama. Esiteks see, et meeletu kanga hulk, mis tuleb ära visata ja nemad samal seisukohal ikkagi, et kui see tormituul merel on sul pool lipu saba ära söönud, siis see lipp ei ole enam korrektne ja kui sul logo on selle lipu peal, siis sellise lipuga uue reisile välja nagu minna ei kannata. Ja nendega koos me siis viisimegi läbi selle liputesti, ise näete, kui pikalt see siin siis kestis ja väga vahvalt nende inimesed siis, kes neid lippe heiskasid, märkisid ära ka ilma. Kas mõnel reisil oli lihtsalt torm, siis oli 1 T-täht sinna pandud, kui oli väga tugev torm, siis 2 T-tähte ja need, millel siis ei ole taga, ilmselt see oli siis natuke rahulikumate läbitud reis. Ja selle tulemusena, nende puhul me isegi ei katsetanud erinevaid kangaid, nemad kohe sellest augulisest Airmesh kangast loobusid, sest ütlesid, et nende logo ei näe seal piisavalt erk välja, et nemad tahavad ikkagi seda paksemat kangast. Ja pärast seda testi siis me testisime erinevaid viimistlusi. Me andsime neile lihtsalt lõigatud servadega lippe, õmmeldud servadega lippe. Meie naabritel Tehnikakõrgkoolil on olemas kanga keevituse aparaat, nii et osad lipud me keevitasime ja nemad said siis neid testida ja tegid oma valiku. Nii et selles mõttes, ega siin lipumaailmas juhtub põnevaid asju ka, et see lihtsalt siia selline meeleolukas pilt vahele, et siis kahe sõnaga tehnoloogiatest ongi siis õmmeldud lipud, mis on siis nii-öelda ajalooliselt parima tava järgi, kus siis kasutataksegi tööstuslikult värvitud erinevat värvi lipukangaid, lipud õmmeldakse, on need siis triibud, on need siis kujundid, mis seal peal on, Norra, Suurbritannia, olete ilmselt ise ka näinud, keeruline, kuidas erinevad kangad seal niimoodi kokku panna, et see kõik näeb ilus ja korrektne välja, see on täiesti oma tehnoloogia. Ja kuna tööstuslikult värvitud kangastel läheb siis see värv sinna kiu sisse ja see sinna nii-öelda fikseeritakse hästi tugevalt, siis reeglina ikkagi need õmmeldud laidudest lipud säilitavad oma värvi ka kauem. Nad näevad erksamad välja ja ütleme, teeb ka lõime tugevamaks, et kui meile tulevad ka tihtilugu kliendid mastiviimlitega, et näed, et ots saab rebenema ja alati millegi pärast rebeneb valge värv, et näed, teised värvid on must ja sinine on okei, aga valge ei rebeneb, kas midagi teha ei saa, et seda valget värvi, valget kangast tugevamaks teha, siis täpselt see ongi see põhjus, et kuna sinisel ja mustal on see värv lõime sees, teeb selle tugevamaks, aga valge on täiesti toores kangas nii nagu ta on ja siis ongi kohe näha, et kui palju rohkem ta siis on aldis nendele ilmastikuoludele ja kui me siis ka näiteks ettevõtetele teeme lippe ja ettevõte tuleb meie juurde saadab logo ja ütleb, et me tahame lippu valgel taustal, siis meie logo, üsna tüüpiline, eks ole, siis üsna tihti meie soovitame, et mis on reeglina ka logoraamatutes lubatud, et võib kasutada peegelpildis, alati soovitame teha taust värviline ja logo siis valge. Kindlasti see lipp näeb kauem korrektne välja,
ta kestab kauem ja noh, jällegi ikkagi kuluefektiivsem on see asi. Ja loomulikult, nojah, ja siis neid õmmeldud lippe, ütleme, kuna nad tõesti näevad korrektsed ja sellised lipud ikkagi välja, siis no riigiasutused, saatkonnad, välisesindused, et nendele me trükitud riikide lippe kindlasti ei paku, et pigem siis ettevõtete ees, kellel on siis lipurivid tekitatud, noh, nemad küll lehvitavad ka trükitud lippe, aga üldiselt jah, riigiasutused ja sellised esindusasutused, nemad eelistavad ikkagi neid õmmeldud lippe. Ja trükitud lipud jällegi 2 põhilist tehnoloogiat, siiditrükk, kus kasutatakse suuri pikki liine, hästi tööstuslik, saab teha kiiresti suuri koguseid, värv surutakse siis läbi kanga, et see on siis see, et kui on vaja suuremaid partiisid ja see on ka, lipp jääb kvaliteetne, alati kahepoolne, nii esimene pool kui tagumine pool on siis 100% ühte värvi. Ja ka meil enamus Eesti lippe ja mastivimpleid, ütleme, tulevad siis nii-öelda need toorikud on siis siiditrükis trükitud, värvid on erksad, kontrastsed, nii õhem lipukangas siis kui seesama premium lipukangas ja õmbleme ja viimistleme need siis oma tootmises koha peal, et sinna saaks siis võimalikult tugevad kinnitused, nurgad alati tugevdame, et ikkagi see lipp korrektne püsiks võimalikult kaua. Ja teine kiire variant on siis digitrükk, see, milles valmistatakse siis enamasti need väiksemad partiid, on siis vaja 1, 2, 3 lippu ja seal digitrükki saabki teha õhemale lipukangale, kuna ta on kiire viis ja paksust lipukangast digitrüki puhul värvi läbi suruda ei saa, siis nii ta on ja ütleme digitrükitud, ütleme siis nende logolippude puhul seda lipu kvaliteeti või seda trüki kvaliteeti näitab siis see, et ikkagi see lipp, mille te tellinud olete, peaks olema võimalikult kahepoolne. Ikkagi, kui ta on tehtud õige tehnoloogiaga, nii-öelda järgides kõiki neid tootmise nõudeid, siis peaks olema ka see digitrükitud lipp. Jah, need pooled võivad pisut erineda, aga noh, tihtilugu näed seal linnapildis seda, et esimene pool on jah, kõik nii nagu peab olema, vaatad lipu tagumist poolt, siis seal on heal juhul ainult 50% värv, et on täiesti ühepoolne, eks ju, siis noh, tegelikult sellised need lipud olla ei võiks ja tegelikult võiks siis ikkagi tootjaga ühendust võtta ja öelda, et me tahaks ikkagi sellist lippu, mis on nagu mõlemalt poolt ühesugune, mitte nii, et kui tuul keerab ette tagumise poole, siis praktiliselt ei saagi aru, mis seal lipu peal siis on, eks ju, nii et seda tasuks jälgida, kui te neid lippe tellite, siis siin on siis sellest aplikatsioontehnikast ehk siis valmibki siis presidendi esinduslipp, nii et nii neid siin tehakse. Kõik kangad, mida siis on vaja logos kasutada, tükid siis kõigepealt raageldatakse lipu külge, siis peeniks ja siksakiga õmmeldakse sinna külge ja pärast siis väikeste kääridega hästi peene käsitööna lõigatakse siis kõik need jäägid sealt ära. Nii et hästi-hästi põhjalik töö, eksimist see ei kannata. Kui siin peaks juhtuma nii, et keegi õmblejad segab ja ta selle kääri otsaga väikese augu sinna sisse teeb, siis tegelikult tuleb alustada otsast peale, sest mingit parandamise võimalust seal ei ole. Et see on lihtsalt siis meie tootmise nii-öelda sellised väiksed telitagused. Siis jah, pidulikud esinduslipud väga paljudel omavalitsustel, koolidel, haridusasutustel on ikkagi olemas need pidulike lippude komplektid, mida siis hoitakse saalides, aulates, laulupeo rongkäikudes tihtilugu näha, noh, Kaitsevägi, Kaitseliit, nendel siis kõik need pidulikud lipud, millega paraadil siis marsitakse, mis on seal üksuse ees, eks ole ju, et need kõik on siis need aplikatsioontehnikas tehtud lipud, ilusad pidulikud paraadlipud, paksule lipukangale, käsitööna peale õmmeldud logod ja tekstid, väga töö ja ajamahukas, arvestama peab kindlasti 2-3 nädalaga, noh, kui siin neid mitmeid lippe töös on, siis meil on ka 2-3 õmblejat, kes seda töö nagu tehnikat valdavad, et siis võib see ooteaeg olla pikem ja tihtilugu küsitakse, et mis võib sellise õmmeldud piduliku lipu hind olla, sõltuvalt keerukusest, kui keeruline on see logo, kui palju sinna tekste peale tuleb, võib selle lipu hind küündida 2-3 tuhandeni isegi.
ja enamuse sellest moodustab mitte materjal, vaid just nimelt see töömaht, kui kaua seda lippu tehakse. Lihtsam trükitehnika, tegelikult saab pidulikku lippu teha ka lihtsamalt ja oluliselt soodsamalt, ehk siis sellele samale paksule lipukangale me lihtsalt trükime kõik need kujutised peale, teeme ta ikka kahepoolseks, ilusasti narmad sinna ümber, tutid saab külge panna, aga selle lipu hind on nüüd oluliselt soodsam, seda kasutavad tihti haridusasutused, koorid, liidud, kellel tõesti nii paksu rahakotti ei ole, et ta seda kõige eksklusiivsemat lippu tellida saaks, siis on täiesti võimalik teha ka oluliselt soodsamalt ja ka kiiremini siis pidulikku lippu. Ja nii nagu ütlesin, reeglina on nad ääristatud narmaga, siis saab ehisnööri tuttidega sinna lisada ja tõesti väga-väga pidulik nii-öelda lipp. Ja enamasti pannakse sinna juurde siis samasuguses pidulikus võtmes Eesti lipp ja kes siis tahab panna kas omavalitsuse lippu või tõesti siis Euroopa Liidu lipp, et siis tekitatakse sellised lipu, mini siis sellised lipuväljakud ka siseruumi. Ja pidulike lippude puhul ka, ma ütlen, et peame ajaga kaasas käima. Gert oli siis see, kes meie esindushoone kogu siis selle piduliku siseilme ja kogu selle lahenduse eest seisis hinge ja südamega ja sinna nii-öelda meie klassikaliselt valmistatavad pidulikud lipud hästi ei sobinud, nii et esindushoone jaoks me töötasime välja täiesti uue lahenduse pidulike lippude valmistamiseks, nii et kui sinna esindushoonesse satute, siis vaadake, natukene lihtsam on see variant ilma narmasteta, aga samamoodi kahekordne, näeb vägagi ilus ja esinduslik välja ja kui siis, nii nagu Gert ka rääkis, et lipud üldiselt koos eksponeeritavad lipud peaksid välja nägema ka ühesugused, nii et kui tulevad siis ka visiidid ja seal esindushoones tervitatakse külalisi, siis täpselt samasugused on siis ka külaliste lipud, kui on Eesti lipp, nii et see on siis see, mida kindlasti alati jälgida tuleb. Siin siis ka üks näide Saku priitahtlikud pritsumehed, et niimoodi näeb siis see paksem lipukangas välja, normad ümber, ilusad tutid, nii et igati siuke pidulik ja väärikas lipp. Ja muidugi laualipud, tihtilugu ei ole võimalik siis suuri lippe eksponeerida, on see siis ruumis kinni või milles iganes, siis alati on lahendus ka laualipud. Ikkagi, kui sa paned välja lipu, siis on see viisakusavaldus, kui sulle tulevad külalised, väga tore on tervitada neid ikkagi sedasi, et külalise riigilipp on ka pandud välja, siis hea jäämurdja külalisi võõrustades ja laualipp peab olema sama korrektne, kui on suur lipp. See, et ta on mõõdult väiksem, reeglina 15x25 cm, ei tähenda seda, et seal võiks mingisuguseid allahindlusi teha. Ja sellepärast me hästi hoolega valime kangast, mille peale seda lippu trükkida, et kõige peenemad jooned, mis vappidel on, et need kõik välja tuleks ja et see lipp näeks välja sama korrektne, nagu oleks siis suur lipp. Täpselt samamoodi järgime kõiki mõõdusuhteid, nii nagu Gert ütles, lipud on ühe suurused, siis kui vardapoolne serv on sama pikk. Et siis see kehtib täpselt samamoodi ka laualippude puhul ja meie enda hea õppetund oli see, või ütleme meie võib öelda siis eksami koht, kui 2017 aasta Eesti oli siis Euroopa Liidu eesistuja riik ja meie siis tegime kultuurikatlasse nii suured lipud, mida lae all eksponeeriti, kui siis ka need väikesed laualipud, mis iga riigi esindaja ees laua peal seisid ja saime pärast tagasisidet, et väga-väga hoolega need riikide esindajad ikkagi seda lippu uurisid, kas kõik on täpselt nii, nagu peab. Nii et Eesti riigi au on ka tihtilugu meie nii-öelda tagada, et selles mõttes me endale naljalt neid eksimusi siin lubada ei saa, et teeme alati koostööd Välisministeeriumi presidendi kantseleiga, et kusjuures võib-olla üllatusena teile võib tulla see, et riigid tegelikult oma lippudel muudatusi teevad üsna tihti, et võib tunduda, et nii nagu Eesti lipp on meil olnud muutumatu juba, eks ole ju aastakümneid,
siis tegelikult on riike, kes muudavad küll värve, küll vapi peal mingisuguseid elemente, küll muudetakse vapi siis sees mingisuguseid asju, nii et ikkagi, kui mingisugune visiit on tulemas, siis alati need asjad täpsustame üle, vaatame üle, et need asjad oleksid alati korrektsed. Ja laualippude puhul ka lihtsam, soodsam variant, kunstsiid, ta näebki selline lihtsam välja, aga on olemas ka siidist laualipp, nende tegemine oli meil siis ka pikka aega, me ei suutnud muid lippe pakkuda peale Eesti lipu, nüüd oleme me siis ära õppinud ka kõikide riigilippude ja ka laualippude tegemise, ja need näevad tõesti, kuna lipuservad on õmmeldud, see materjal ise langeb väga eksklusiivselt ja väga ilusti, nii et siin nüüd viimasel ajal nii riigiasutused kui ametid on ikkagi ka nende lippude peale nagu üle läinud. Ja pidulik laualipp, jällegi näitan korra seda järgmist pilti, see on siis suure piduliku lipu koopia. Väga hea kingitus, kui on vaja kedagi meeles pidada, alati on see mure, et mida pidulikel puhkudel kinkida, eks ole ju, siis tegelikult kui on olemas kas siis see omavalitsuse või mingi üksuse suur pidulik lipp, siis selline vähendatud koopia jällegi väga-väga esinduslik kingitus ja kindlasti see inimene, kes selle saab, tunneb ennast väga erilisena. Ja suveniirlaualipud ehk siis puidust alusel pisikesed, korrektsed lipukesed, hea soodne variant, hästi palju võtavad meilt Eesti lippe siis ka siin suveniiripoed ja kes siis nii-öelda nende Eesti meenete eest hea seisavad, aga täpselt samamoodi saab teda teha omavalitsuste logode kujundustega, taskukohane, nunnu ütleme, nii et täiesti nimetus on küll suveniirlaualipp, aga täiesti täidab seda funktsiooni. Tarvikud, täpselt samamoodi, ega siis kui me teeme lipu, siis ega me seda lippu käes ei hoia, eks ju, alati on vaja midagi, mille külge see lipp panna, kuidas teda eksponeerida, et ta näeks viisakas välja, et see lipp oleks seal eksponeeritud nii nagu vaja, siis ongi, juba oli juttu, et lippu saab siis kas lipumastis heisata või siis vardas kasutada ja täpselt samamoodi, kui siis vardalippude kasuks otsustate, meil on erinevaid materjale, pidulikum variant on loomulikult puidust lipuvardad, sinna saab veel ehisotsikud külge panna, eriti pidulikuks teha, siis on alumiiniumvardad, mis on siis erinevat värvi, lihtsam variant, aga jällegi saab sobitada vardaid siis siseinteriööriga, toolidega, mis iganes, kui siis seda nii-öelda pidulikku lippude väljapanekut kuskil saalis siseruumis plaanida, siis on võimalik, ta ei pea alati olema valge, tihtilugu võetakse kuldsed vardad, kuldsed alused, kellel on siis mingisuguseid musti elemente, ütleme selles ruumi mööblis, võivad ka mustad vardad alused olla hõbedased, täpselt nii nagu parasjagu vaja on, nii et ilmtingimata ei pea see varras olema valge. Ja alaliselt heisatud fassaadilippudel kindlasti olete näinud ja paljud teistki on hädas olnud, kipub see lipp sinna ümber varda keerduma ja sinna jääma, nii et otseselt aru ei saagi, mis asi sul seal heisatud on. Oleme ise siin mõned aastad tagasi välja töötanud variandi, kus varda külge pannakse siis see fiksaator ehk siis selline metallist käpp, mille vahele saab lipu serva fikseerida ja ta hoiab selle lipu praktiliselt siis lahti, nii et vähemasti on näha, mis seal siis lipu peal on. Ise me kõige õnnelikumad selle lahenduse üle ei ole, ta näeb suhteliselt ikkagi selline kohmakas välja, lipp ei ole oma loomulikus lehvivas asendis, aga parem ikka kui lihtsalt see nuts seal ümber varda. Aga mõned aastad tagasi üks tubli Eesti ettevõte pakkus siis meile uuendust ka selles vallas ise pöörlev lipuvarras ehk siis kaheosaline varras, vahele on pandud kuullaagrid. Praktiliselt 10 aastat neil see tootearendus võttis, sest jällegi varras peab toimima nii külmaga, soojaga, kui väljas on jää ja nii edasi. Hoolega tegid tööd, aga nüüd juba mõned aastad on need vardad meil valikus olemas. Tallinna linnaasutused on nii mõnedki endale need juba soetanud. Meie enda akna taga lehvib lipp selles vardas 5 aastat
ja tõesti võin julgelt soovitada. Hind on küll kallis, aga see on ühekordne investeering ja tõesti lipud lehvivad imeilusti, tuulega see lipp varras keerleb, lipp võtab jällegi oma loomuliku asendi, nii et kui vähegi võimalust on ja kui teil on maja küljes esinduslipud, reeglina on neid siis 1 või 2 või 3, eks ole ju, siis tegelikult võiks seda täitsa mõelda. Ja kui on teil ikkagi kasutuses fiksaator, siis jälgige seda, et fiksaatori jaoks peaks olema lipuserv tugevdatud. Kui te panete tavalisest õhukesest lipukangast need krokodillid läbi, siis esimese tormiga ikkagi kipub sinna auk sisse tulema ja see lipp ei ole enam korrektne ja sellel ei ole mõtet. Et kui meilt siit ka Eesti lippu tullakse ostma, eriti siis riigiasutused ja need, kelle lipud alaliselt heisatud, alati täpsustame, kas te kasutate fiksaatorit või mitte, et siis me teame, millist lippu pakkuda. Ja veel üks tähelepanek, kui teil on alumiiniumvardad, mida te kasutate välitingimustes, siis kindlasti jälgige seda alumiinium, kui ta on hoidikus sees, mingil hetkel kulub see värv ära, millega see alumiiniumvarras on värvitud ja alumiinium annab seda musta niret, mis võib ära rikkuda teie fassaadi. Seda peaks siis, kui juba esimesi märke näete, kindlasti tasuks vardad siis välja vahetada. Fassaadi remontimine pärast on oluliselt kulukam ja mitte kasutada väljas siis võimalusel 3-meetriseid vardaid. 3-meetrised vardad käivad kokku 2 tükist, vahel on siis see vahelüli, mis ka tuulega võib siis hakata liikuma ja seal tekib samamoodi see alumiiniumi mustus, mis hakkab mööda vard alla voolama. Ja need koledad mustad nired, mida tegelikult linnapildis päris palju Tallinnas ka näha võib, et see on tegelikult nagu välditav, et see on lihtsalt üks selline tähelepanek. Lipualused ehk siis need samad, mida põrandal siselippude puhul kasutatakse, enamasti 1-3 kohalised, 5 erinevat värvi, saab sobitada varrastega ja interjööriga, saab tekitada sellised väga ilusad ühtlased väljapanekud, täpselt nii nagu teile sobib ja sellesse ruumi kõige paremini passib. Ja lipuhoidikud, siis jällegi need, mis käivad fassaadi peale, siin ma korra tulen jälle Gerdi ettekande juurde tagasi, väga hea tähelepanek Gerdil see, et kui meil on ikkagi oma asutustel alaliselt heisatud lipud, siis kuidagi selle piduliku tunde loomine on tõesti raske, et kui see lipp sul seal lehvib, siis ta lehvib, eks ole ju. Hea variant on see maja fassaadile panna mõned hoidikud, neid saab valida fassaadi värvi, nad on suhteliselt märkamatud, aga tõesti nendel lipupäevadel soetada need 2, 3, 4 siis seda majalipu komplekti ja tõesti, kui see fassaad siis nendel lipupäevadel panna lipuehtesse, see mõjub väga ilusti ja paistab välja. Tallinnas Estonia teater teeb seda, et nendel on ka seal uste vahel, ma ütlen, muidu te tavaliselt neid tähele ei panegi, aga siis, kui on ikkagi need pidulikud sündmused, siis nad panevad sinna need ilusad Eesti lipud ja tõesti see väljanägemine on kohe suursugune ja pidulik. Ja mida kindlasti jälgida, lipuhoidikud, mille te panete fassaadi külge, peavad olema kuumtsingitud. Ehituspoodides võib näha hästi odavaid tooteid. Enamasti, kui te müüja käest küsite, kas on tsingitud või ei ole, ei oska nad teile selle peale vastata. Kuna meil on omad metallimeistrid, siis meie teame ja meie seda lubada endale ei saa, et me siin allahindlust teeks, siis tsingitud vardahoidik on ikkagi see, mis ei hakka roostetama ja jällegi ei riku teie fassaadi, et seda siis kindlasti katsuge aru saada, kas ta on siis tsingitud või mitte, või siis roostevabad hoidikud, et see on teine variant. See on siis jutu ilmestamiseks, et mitte lihtsalt ei räägi, et meil on neid erinevaid ja palju ja kusjuures hoidikutel ka erinevad kujud, kellel sellised funkmajad ja kaasaegsemad ja sobivad sellised sirgema vahelüliga hoidikud, siis on olemas S-kuju ja siis selline väike rõngas seal, eks ole ju. Ja alati laovaru olemas, nii et kui tahate ka 5-6 tükki hoidikut panna, saab alati ka soetada siis suurema koguse nagu korraga.
Ja kasutus, nii nagu Gert juba ütles, igamehe seadus, tegelikult Eesti lippu võib kasutada igaüks ja mida meie oleme siin rääkinud nii täiskasvanute ekskursioonidele kui laste ekskursioonidele, kui nad meil siin enne vabariigi aastapäeva külas käivad. Kõige olulisem asi, mis meelest pidada, on see Eesti lipp, on see mõne organisatsiooni lipp, on see mõne teise riigi lipp. Esimene reegel on see, et igat lippu tuleb kohelda austusega, et ta ei lohise sul kuskil, isegi kui see on käsilipp sul siis mööda maad järgi, eks ole ju, või kui sa siis ka seda suurt lippu kasutad, et sa alati jälgid, et see lipp siis maha ei lähe, kui sa teda siin ümber enda paned või mis iganes, eks ole, sest alati lipp ei ole lihtsalt tükri, et see on alati sümbol, see on kellegi jaoks väga-väga tähtis, igal lipul on oma lugu ja kui me selle lipu juba oleme võtnud nii-öelda kasutada ja eksponeerida, siis kindlasti lipp peab olema koheldud austusega, ja hea on võib-olla teada ka seda, et eri riikides on väga erinevad liputavad, et näiteks kui meie siin räägimegi nendest fassaadilippudest, et meil on see väga levinud, pidupäevadel pannakse siis see maja lipp sinna fassaadile, siis näiteks kui te lähete põhjanaabrite juurde või lõunanaabritel küll jah, on Lätis ka see majalipu kultuur, aga Soomes näiteks nemad ei tea majalippudest üldse mitte midagi, et nendel on ja Põhjamaades üldiselt on ikkagi seinamastid, ehk siis kui te näiteks lähete Soome mõnele üritusele, spordiüritusele, mis iganes, palutakse teil kaasa võtta oma riigi lipp igaks juhuks, et see oleks olemas, eks ole ju, siis alati tasub üle täpsustada, kuidas nad seda lippu kasutada tahavad. Kui nad panevad selle lipu masti, siis peab kindlasti selle lipul olema siis mastilipu kinnitus ehk siis 2 konksu. Kui seda kasutatakse lipu vardas, siis peaks seal olema tunnel, eks ole. Nii et need lipu kasutamise tavad on erinevad ja seda tasuks siis nii-öelda uurida. Ja lisaks siis ka see standardmõõt lippudel, seda kindlasti teate, Eesti lipu standardmõõt 105 × 165, aga enamustes riikides on ikkagi lipu kõrgus 100. Nii et seda siis ka, kui meilt on lihtsalt tihti lugu, kui mingisugune laste spordivõistkond läheb kuhugi, et paluti kaasa võtta Eesti lipp, küsin, mis lipp, kui suur, ei, mitte midagi ei öeldud, et öeldi lihtsalt, et võtke lipp, eks ole. Siis me siin üritame ise aru saada, mis ja kus ja katsume neile siis selle õiges mõõdus lipu kaasa anda. Et see on siis selline asi, mida võiks ka teada. Ja rahvuslipp või riigilipp, täpselt sama, näiteks paljudel riikidel teate, on olemas siis lipud, kus on ainult erinevad värvilaiud, näiteks on see siis Saksamaa või on see Austria, eks ju. Vapiga lipp on siis riigilipp ja see lihtsam lipp on rahvuslipp, täpselt samamoodi väga erinevad kasutusreeglid ja tihtilugu see rahvas ise teab, kuidas nemad kasutavad. Jällegi, kui kuhugile lähete või seda lippu või tulevad teile külalised, siis hea oleks ikkagi seda kontrollida. Siinkohal võin jälle, et kuna ma lubasin, et lihtsam on õppida teiste vigadest kui enda vigadest, siis meie kõige suurem viimase aja õppetund oli siis see, kui kohtusid Tallinnas 11 riigi peaministrid, vastuvõtt toimus siis meie uhkes esindushoones, nii nagu juba ütlesin, seal on täiesti oma tehnoloogia, kuidas me neid lippe sinna teeme, tellitigi kõik need 11 lippu ära, tegime kõik valmis, andsime õigel ajal üle, loomulikult oli selle asjaga kiire ja kui seda maja hakati siis seal vastuvõtuks valmis sättima, siis tuleb meile kell 3 päeval kõne, et Austria lipp on vale. Esimene ehmatus võttis meid muidugi sõnatuks ja keeletuks, sest kui sa tead, et järgmisel hommikul kell 9 peavad need peaministrid juba seal majas nõu pidama, eks ole, ja sulle lihtsalt öeldakse, et sisuliselt ühe riigi lippu ei ole. Ja viga oligi selles, et meie olime teinud Austria lipu vapiga, aga nemad tegelikult vapiga lippu sellistel puhkudel ei kasuta, see oli pidanud olema lihtsalt siis punaste ja valgete laidudega lipp. Loomulikult kõik tootmine seisma, kõik masinad ainult selle
nii-öelda olukorra lahendamiseks jällegi siin meie eelis see, et me oleme tootjad, ise teeme ja 3 tunni pärast oli siis õige lipp valmis, kell 6 neile üle antud ja järgmisel hommikul võisid siis kõik peaministrid rõõmsasti istuda ja igalühel oli selja taga siis ikkagi oma riigi õige lipp. Nii et kindlasti sellistele asjadele ka tasub tähelepanu pöörata. Ja nii nagu Gert ütles, lipp alati puhas, korrektne, enne heiskamist kontrollida, kas kõik on korras. Kindlasti, kui selliste külmade või märgade ilmadega võtate lipud maha, lipud korralikult ära kuivatada, sest lippudele üsna kiiresti kipuvad peale tulema need hallituse sellised täpid ja need pesus enam välja ei lähe, et siis sisuliselt on see lipp vaja ikkagi nii-öelda välja vahetada, ja kuidas hävitada kasutatud lipp, no see oli ka Gerdi ettekandes, Gert sellest rääkis. Meie soovitame samamoodi, et lihtsalt lõigata ribadeks ja kas siis ära visata, nii-öelda värviline kangas, eks ole, või siis ka Eesti lippude puhul või kui mastivimplid ära väsivad, et siis jaanipäeval tuld tehes võib ta ilusasti sinna lõkke südamesse ära peita ja läheb siis igavikuteed koos teie jaanipäeva lõkkega. Ja mida mina siin omakorda tahtsin võib-olla lisaks siis sellele Eesti lipu kultuurile välja tuua, on siis see, et omavalitsuste enda kujundusega lipud on vaata, et võib-olla kohalikus kontekstis ja kohalikele inimestele võib-olla isegi ühtsustunde loojana olulisemad kui siis need Eesti lipud, et väga head kogukonna sidujad, ühtsustunde tekitajad pärast haldusreformi, kõik kuulsime neid lugusid, eks ole ju, kuidas seal kellel läks kergemini, kellel läks raskemini. Ja samuti on see hea esinduskingitus, et kui minna oma vallast kuskile külla või tulevad teile külalised, siis tegelikult see kohaliku paikkonna, sest alati see lipp jutustab ju oma lugu, seal on peal sümbolid, mis on sellele paikkonnale olulised, alati saab selle loo juurde rääkida ja kui lipuga käib kaasas lugu, siis on see jällegi palju enam kui lihtsalt, eks ole, tükk riiet. Ja eraisikud on meilt omal algatusel palju selliseid põhiliselt just mastivimpleid ja tõesti neid ka rõõmuga lehvitavad, iga aasta neid siis vahetavad ja meil on päris paks kaust nendest juba, aga tegelikult ikkagi omavalitsus võiks olla siis eestvedaja, nii nagu Gert ütles, kui keegi teeb ees ja näitab eeskuju, on ju, siis lihtsam on minna järgi ja seda lipukultuuri siis ka tekitada. Meil endal väga hea näide Nõmme linnaosa valitsusega, kus nüüd küll aastaid tagasi juba siis linnaosavanemaks pürgiv ja pärast ka linnaosavanemaks saanud Rainer Vakra. Tema algatus minu meelest oli see, kus tema siis tellis, oli see 100 või isegi rohkem Nõmme värvides mastivimplit ja neid siis inimestele alguses vist kingiti ja ütleme nii, et kui kõik ei saanud, siis tekkis pärast kohe defitsiit, miks mina ei saanud, et tahan ka. Ja üks aasta tegi Nõmme siis ka need pisikesed puidust alusel laualipukesed, jällegi väga toredasti jagati äridele, ettevõtetele, kes Nõmmel olid ja need on siiamaani Nõmme turul käin siis mõnel poemüüjal seal samas leti peal nagu väljas, eks ole ju, et selliste oma sümbolite esile toomine ja selle kogukonnatunde loomine väga tänuväärne ja väga vahva, et ja miks mitte Eestimaal sõites, mõtlen, kui sa jõuad ühest piirkonnast teise, võiksid lipumastides lehvida oma kodukandi sümbolid, et oleks põnev ja inimestel endal siis mõtlen ka see oma kodukandi hoidmise ja identiteedi kandmise siis selline au. Mulgid ja setod on meil olnud siis esirinnas, aastaid juba tellivad oma sümboolikaga tooteid ja mulgid eelmisel aastal jõudsid nii kaugele, et kuna nemad tähistasid oma sügisel
nende jaoks väga tähtsat pidupäeva, siis nemad ise esinesid selle ettepanekuga, et kas lipuvabrik võiks välja töötada mulgilipuainetel siis täiesti tervikliku tooteseeria ja panna selle üles kodulehele, et inimesed saaksid ise siis tulla ja tellida ja nemad siis lihtsalt jagavad seda infot ja täpselt nii me siis tegime ja tõesti see oli väga-väga vahva, et möödunud sügisel ikkagi neid mulgilippe tellisid inimesed päris rõõmuga. Et selline lihtsalt väike idee, et lisaks tõesti sellele Eesti lipule, mis meid rahvana nagu identifitseerib, eks ole ju, siis ka need omavalitsused ikkagi oma kodukoht ja oma kodukant ja võiks ikkagi ka need sümbolid olla rohkem au sees, et siin siis lihtsalt väike näide, et mis tooted mulkidel, need on meie kodulehel ka kõik ilusasti leitavad, et saab sealt siis võtta mingeid ideid, et kui soovi on ja põhimõtteliselt me oleme valmis kõikidele omavalitsustele seda sama varianti pakkuma, et meie enda kujundaja saab kõik need tooted ära kujundada, saame panna nad oma kodulehele üles, et inimesed saavad ise neid siis tellida, et ei mitte midagi keerulist. Ja siin siis mõned näited, see on tõesti käppu täis, need, mis esimesena siis meil sealt jäid, osad on siis maakonna sümboolikaga, aga täpselt samamoodi saab praktiliselt kõikidest omavalitsuse lippudest tekitada needsamad mastivimplid ja siis ka muud tooted, nii et need on nagu sellised minu meelest väga vahvad algatused. Ja põhimõtteliselt see oli nüüd selline kiirkapak läbi ühe tootja vaate, kas nüüd oli see, mida Kristel ootas ja palus või ei olnud, et kui küsimusi tekib, hea meelega vastan, kas kohe praegu või hiljem. Aga igal juhul jah, et see lipp ei ole nii lihtne, kui võib tunduda, et siin on omad nüansid ja teatud asjad, mida ma alati ka julgustan, et kui teil on mõni lipumure, siis teie ei pea teadma, mis teil vaja on. Et meie peame teadma, mis teil vaja on, et lihtsalt jagage oma mure ära ja siis koos saame otsida parimat lahendust. Aitäh, Karina, et sa neid teigitaguseid jagasid, et vabandan kõigi ees, et me ajast üle läksime, aga ma ei tahtnud sind ka katkestada, sest see oli tegelikult väga produktiivselt veedetud aeg ja siiras tänu, Karina, et nii äge on vaadata, kui inimene teeb oma tööd kirega ja kindlasti selles maailmas sina seda teed, et aitäh sulle selle eest väga. Ametikaaslastele siis infoks, et järgmine kommunikatsiooni kolmapäev on juba 25. veebruaril, et kuna siis on emakeelepäev lähenemas, siis räägime keeleuuendustest ja nendest abivahenditest, kuidas tekstide toimetamisel need võiks abiks olla. Et saadan teile kutse, et minu poolt suur aitäh, Karina, sulle ja osalejatele, et te virgelt veel vastu pidasite, et soovin teile ilusat tööpäeva jätku ja näeme jälle. Aitäh kõigile!